Tere õhtust, Janek! No tere jälle! Kuule, aga ilusat alanud raamatuaastat sulle! Oi, aitäh! Ja meie aasta algas ka siis ka volikogus suure lugemisega, et terve hulk dokumente tuli läbi töötada ja läbi lugeda. Et mis sulle kõige eredamalt silma jäi? Jaa, ei lugeda sai palju, küll kahjuks mitte raamatuid, et mina sain väga palju lugeda seoses selle Sompa soojustrassi müügiga erinevaid huvitavaid asju ja võib-olla selle juures natukene peatukski ja seetõttu just, et nüüd siin on sellest volikogu istungist paar päeva möödas ja sotsiaalmeedia ikka kihab siin paari siis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme, kes ühtlasi ka siis on meie munitsipaalettevõtte nõukogu liikmed, kellele need soojustrassid kuulusid nõukogus siis ja nemad siis laulavad seda kiidulaulu, kui tublid nad on ja et sellest trassist lahti said ja nii edasi, et ka selline kummaline asi, mille üle uhkust tunda, eriti arvestades seda, et aastakümneid siin 10 aastat ja peale pole linn suutnud neid trasse korras hoida, et inimestel oleks seal adekvaatne hind ja nii edasi, nüüd uhkust tunda, et saime kolast lahti. Ei ole nagu põhjust vist, mille üle uhkust tunda, et endale rohkem vee peale tõmbamine ja näitamine, et ei suuda ise ettevõtet ei juhtida ega ka neid trasse hallata, et pigem näitab see seda, et kui nõrgad on oldud sellel teemal, aga miks ma nendest trassidest rääkida tahan, on see, et esiteks selle müügiga siis lubatakse inimestele nüüd seda, et nad hakkavad odavamat hinda Sompas saama, mis ongi täiesti mõistlik, nad peaksidki seda hinda saama odavamat ja võrreldes siis teistega ka samaväärselt, nagu on Ahtme ja Järvelinna osas. Ja me oleme alati seda meelt olnud, et see õige on, sest oleme ka ise eelnõu esitanud ju volikokku, et seda hinnavahet kompenseerida. Meie eelnõud loomulikult keegi ei toetanud ja mindigi seda müügiteed ja nii ta on. Kuule, aga on see kindel, et see hind odavamaks läheb? Ei, selles ei saa keegi kindel olla. Selle ära ostnud ju ettevõte, kes tahab ilmselgelt kasumit teenida. Ja tead, ma olen siin mõelnud, et kui see hind oleks kindel, et ta läheb odavamaks, võib-olla siin esimese hooga läheb, kui see võrgupiirkond ühendatakse, eks ole, ja tehakse see sama hind. Aga mingi hetk peavad ju tulema investeeringutega, siis kui ega see, et nad ühte võrgupiirkonda lähevad, ei tee olematuks neid Sompa trassist tulevad soojakadusid, mis ulatuvad seal 20–30%, eks ole. Et võib-olla ta ühel hetkel mingiks momendiks isegi järgmisest kütteperioodist nagu just kui see hind ühtlustub, eks ole. Ja loomulikult Sompa elanikud on rahul, mis on hea. Aga küsimus on selles, et kui nad oleks 100% veendunud, mina olen näiteks enam kui kindel, et ega Krenil on tehtud kõik arvestused ja nad teavad täpselt, palju see hind hakkab olema ilma investeeringuteta ja milline see hind hakkab olema investeeringutega, mida nad kavatsevad teha sinna trassidesse, kui nad kavatsevad, eks ole. Ja selleks välja käia, et selles suhtes seda müüki kuidagi õigustada, siis käidakse hind ka suure tõenäosusega välja, et milline see hind siis sellele tuleb. Aga täna on tegelikult äärmiselt spekulatiivne see ju lihtsalt öelda, et teil hakkab olema odavam hind, eks ole. Loomulikult inimestel on lootus, et see hind hakkab odavam olema. Ja olen ka mina seda meelt, et Sompa elanikud peavad saama õiglast hinda, kvaliteet peab olema tagatud neile. Ja olen ka seda meelt, et kuna see OSK ei ole võimeline ise sellega toimetama, siis iseenesest müük on ju õigustatud. Aga minul kõige rohkem küsimusi tekitab on see, kuidas seda tehti. Ja ma võtaksingi kohe alguses ette selle hinnangu, mis anti. Ja antigi ju, see oli majanduslik hinnang, oli selle asja pealkiri, mida siis ettevõtte PDO, kes selle hinnangu tegi siis nende trassi väärtuse kohta. Et olgu ära öeldud siis, et selle trassi siis bilansiline väärtus on tegelikult ju 1 200 000. Ja maha müüdi ta siis 10 000-ga. Ja nüüd ongi nagu see, et tegelikult on olemas meil täitsa selline dokument, et miks ma ütlesin, et ma olen palju lugenud, nagu raamatupidamise toimkonna juhend,
mis on siis rahandusministri poolt välja antud, eks ole, seal. Ja selle juhendi järgi seal on ära toodud, seal on väga pikk ja keeruline jutt, aga mis on oluline, on seal ära toodud see, et kui vara väärtust hinnatakse, siis on võimalik kasutada 3 meetodit: kulumeetod, tulumeetod ja turumeetod. Ja vot see ettevõte, kes selle hinnangu ära tegi, ei ole mitte kuidagi põhjendanud, miks ta kasutas tulumeetodit. Ehk siis laias laastus kogu see hinnang räägib tegelikult sellest, mis meid üldse huvitama ei peaks linnana. Ta räägib sellest, kui palju, kas ettevõte hakkab kasumlikus tulevikus töötama või hakkab kahjumis töötama. Ja mitte kedagi see tegelikult ei huvita, kuidas üks äriettevõte tööle hakkab, eks ole. Meie jaoks on nagu oluline see, et sul on bilansiline väärtus 1 200 000, aga me müüme ta 10 000-ga. Ja vot kuidas see hind, eks ole, siis saadi, et ka see hind saadi ju tegelikult selliselt, et tegemist ei ole vara kui sellise väärtusega. See ongi nagu reguleeritud vara väärtus. Et ta ei ole nagu vara, kui ütleme siis meie jaoks siis kas või see sama 10 kilomeetrit torusid, eks ole. Et kui ma utreerin, siis vara väärtuse saaks selliselt, et kui palju tonni rauda on 10 kilomeetris nendes torudes ja palju maksab vana raud, kui ta sinna viia. Vot see oleks reaalne väärtus nendel turul. Et aga siin on jah, et natukene on kummaline. Nüüd ärevaks teeb ka see, et kuidas kõik on üritanud vastutusest kõrvale hiilida. Ja miks ma seda ütlen, on see, et see summa lagi sealt hinnangus, et siis selle trassi väärtus ja sinna juurde veel katlamaja ja ma ei tea, mida iganes, eks ole, on siis 0 kuni 10 000 ja võeti nüüd see 10 000, et miks see lagi? Ja lagi tuleb suure tõenäosusega sellest, et OSK enda põhikirja järgi saab siis otsustab vara võõrandamise nõukogu, kui selle vara väärtus ületab 10 000. Nemad oleks pidanud otsustama. Täna lükati see volikogu kätte mõnusalt. Et võtke teie see vastutus, eks ole, müüge ta 10-kaga maha, ja kõik on õnnelikud, eks ole. Et minule tundub küll, et siin nagu on, et seda hinda nagu kujundati natukene ette, kui anti mingi suunis või sisend sellele ettevõttele, kes selle hinnangu peaks tegema, et ärge sinna siis üle 10 000 pange. Et vastasel juhul oleks pidanud ju siis nõukogu liikmed otsustama ja see oleks puhtalt nende vastutus, et nad nii madala hinnaga selle maha müüsid. Ja kolmas huvitav asi, mis sealt välja tuleb, mis puudutab jällegi seda vastutust, on see, et meie enda linnavara valitsemise korra kohaselt, kui volikogu seda selliselt otsustuskorras müüb, siis selle tehingu tegelikult teeb linnavalitsus. Ehk siis allkirjastama peaks selle ostumüügilepingu linnapea. Täna on see pandud juhatuse liikme vastutusele, et juhatuse liige teeb selle, tema allkirjastab selle müügitehingu, mis on ka natukene imelik. Ja kuigi üritati meile siin rääkida, et on olemas mingi äriseadustik, on olemas Riigikohtu lahend, no sõbrad, miks ma peaksin teid uskuma? Te esitasite eelnõu, kus pole mitte ühtki viidet. Tavaliselt igas eelnõus on olemas, et tulenevalt siis ühest asjast, teisest, kolmandast, neljandast siis õigusaktist, eks ole, vot otsustame nii või võetakse mingi määrus vastu. Mitte ühtki viidet ei äriseadustikule, ei Riigikohtu lahendile. Ainult on viidatud meie enda linnavara valitsemise korrale, mille kohaselt peaks allkirjastama selle siis linnapea. Nii et võt, need on need punktid, mis mind kõige rohkem selle tehingu juures häirisid ja seetõttu mina ka hääletasin niimoodi, et ma jäin erapooletuks, kuna nagu ma ütlesin, eesmärk on üllas, Sompa inimesed peavad saama õiglast hinda, peavad saama kvaliteetset teenust, aga samas see protseduur on minule täiesti vastuvõetamatu, see, kuidas see maha müüdi, kuidas see hind saadi ja mina näen, et siin, kui linnavalitsuse vaatest vaadates, siis linnale on täna kahju tekitatud.
Jah, aitäh nii põhjaliku seletuse eest, Janek, et mina ka kindlasti toetan seda, et kõikidel linnaosadel, sealhulgas ka need väikestel linnaosadel, see küttehind oleks ikkagi võimalikult madal. Aga s- julgen ka öelda, et ma esitasin ka selle küsimuse, et kas kuskil on see kindlustunne või kas kuskil on tehtud arvutused, ma mõtlen linnavalitsuse poolt, et see küttehind tuleb madalam. Ja sain vastuseks, et selliseid konkreetseid arvutusi ei ole ja kindlasti, kui hakatakse tegema investeeringuid, siis see hind võib tõusta aga ma olen aru saanud, et tegelikult Sompa linnaosa elanikud on ka välja öelnud, et kuna tegelikult see OSK grupp, mis kuulub linnale, ei ole suutnud aastaid tagada neile kvaliteetset ja normaalse hinnaga kütet, siis tegelikult nad usuvad, et see ettevõte, kes hakkab neile sooja pakkuma, vähemalt suudab tagada kvaliteeti. Et kui see hind ka võib-olla oluliselt ei lange või mingil hetkel ka tõuseb, aga et neil on vähemalt toad soojad. Et see on ka hästi oluline, aga tegelikult see on kurb, sellepärast et selle teemaga oleks pidanud juba aastaid tegelema aga noh, olen nõus. Hea, et see sai tehtud, aga kahju, et see nii ebaprofessionaalselt see protseduur sai läbi viidud, mis tekitab väga No palju ja tõepoolest küsimusi ja kahtluseid. nojah, et me ei tea, mis see veel tulevikus tegelikult, kus see bumerangiga linnale tagasi tuleb, konkreetselt linnale, et see sellise hinnaga maha müüdi, et siin võib veel juhtuda igasugu huvitavaid asju. Aga noh, täna on ta tehtud ja kuigi ka ühes postituses üritati seal isegi viidata sellele, et vaatamata opositsiooni pingutustele seal ja nii edasi ja nii edasi, et mulle kohati tundub, et need inimesed, kes neid oma postitusi kirjutavad, et nad ei mõtle üldse nagu, et nad nägid ka seda valimistulemust, tähendab hääletamistulemust. Ja kui nad hetkeks viitsiks kas või mõelda, siis nad saaksid aru, kui opositsioon oleks tõesti tahtnud, et see eelnõu läbi ei lähe ja oleks pingutanud ja vaeva näinud, nagu nemad väidavad, siis neil ei oleks oma 13 häält seal olnud. Ehk siis see valimistulemus oli ju 13-12. Ja loomulikult. Kõik opositsioonisaadikud ju ja mitte ainult opositsioonisaadikud ju tegelikult jätsidki kas hääletamata või siis olid erapooletud ja just seetõttu, et kõik saavad aru, et OSK selle haldamisega toime ei tule ja see müük on otstarbekas, ja et Sompa elanikud peavad õiglast hinda saama. Aga millega nõus ei oldud, oligi kogu see protseduur, kuidas seda tehti, mis hinnaga müüdi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on volikogu liikmete poolt täiesti mõistetav, et selge see, et on selliseid momente, kus me peamegi nagu ennast kaheks rebima tegelikult, eks ole, me peame seisma linnaelanike huvide eest, eks ole, aga me ei saa ju volikogu liikmetena käituda ka vastutustundetult ja lasta linnale kahju tekitada või teha siis kõike nii-öelda kas siis kuskil seaduse rikkumise piiri peal või kui tundubki volikogu liikmele, et see tehing on kahtlane, no siis ta ei saa selle poolt hääletada tegelikult, kuigi südames tahaks selle poolt hääletada, seepärast et inimestele teeb see ju head, eks ole. Et siin ei saa nagu ette heita, et ei ole võimalik ka niimoodi täitsa kaheks ennast tõmmata, et kuskil ikkagi see mingi mõistlikkuse piir peab olema. Aga jah, et seekord nii läks ja eks siis tulevik näitab, loodetavasti siis, kui see tehing nüüd ka ära tehakse, siis uuest kütteperioodist Sompa elanikud siis ka parema kvaliteedi saavad ja kuidas seal oli, et millal neid tibusi loeti, sügisel või? Sügisel, jah. Sügisel hakkabki uus kütteperiood ja eks me siis kindlasti suhtleme ka Sompa elanikega ja saame teada, et kas sellest oli tolku või ei olnud tolku. Janek, aga sina tead sellest rohkem, et mis selle kuidas Kukruse linnaosas on? Ei, ma ei tea rohkemat kui seda, et nii Kukruse kui Oru on ju selle gaasikatla peal ja Kukrusele seda on Krenn öelnud, et sinna mingit seda trassi vedada, see läheb ikka hirm kalliks. No ja Orust siis rääkimata, kui juba Kukrusele, eks ole, kallis on, et
aga muuseas, tulles tagasi meie viimase kohtumise juurde, kus me rääkisime sinuga sellest gaasitehasest. Ja. Siis ma ju esitasin Nivias selle küsimuse, et kas kuidagimoodi on võimalik seda seal toodetavat siis gaasi müüa võrku selliselt, et see kuidagi leevendaks siis meil seda Oru ja Kukruse linnaosa elanike neid küttearveid ja nad pidid seda uurima, et ega tegelikult ju valdav enamus on see, et kas sul lubatakse seda võrku lihtsalt tasuta müüa, et siis saaks küll odavamalt, võrgutasud on ju suured. Aga nad pidid uurima ja kui see oleks võimalik, et see leevendaks ka, ütleme siis väikeste linnaosade nagu Oru ja Kukruse neid küttearveid tulevikus, kui see jaam siis peaks rajatama ja tänane koalitsioon siis kas võtab vedu või ei võta, eks ole, ei tea. Aga eks tulevik näitab. Jah, sest kindlasti me muretseme ka nende inimeste pärast ja võib-olla tõesti see biogaasijaam on ka selles mõttes positiivne, et on võimalik kas või natukenegi hinda alla lasta selle, kui me siin ise saame gaasi toota. Nii, aga... Ja, et natukene kaldume teemalt kõrvale, aga siia tahaks veel öelda seda, et selle juurde peaks tagasi tulema, mida veel Toomas Naela valitsemise ajal räägiti nendest kõrgetest küttehindadest, oli see, et Kukrusel oleks see teostatav, kus linn siis aitaks rahaliselt elanikke minna alternatiivküttele, kas siis ahjukütte või siis elektrikütte, et täna on elekter ka kallis, eks ole, et suure tõenäosusega vist kõige odavam ongi siis täna kütta kas pelletitega või puiduga, eks ole. Aga arvestades, kui kiirelt kõik hinnad tõusevad, siis ei teagi enam kunagi, et mis asi see kõige odavam kütteallikas peaks olema. Aga iseenesest seda mõtet võiks kaaluda, mis siis sellel ajal juba Toomas Naela poolt nagu välja oli käidud, et sellisel viisil proovida siis leevendada neid küttehindu. Aga tundub, et kõik liigub nii aeglaselt ja ma pole kindel, et keegi praeguses linnavalitsuses selle probleemiga tegeleb. No ei jõuagi. Maju on vaja ju ka lammutada. Sellega on ka hädad, aga sellest võime järgmine kord rääkida. See on eraldi teema, kuidas inimesed kaduma lähevad ja majad seetõttu lammutamata jäävad, mis on tegelikult väga suur, väga kurb. No see on nagu häbi isegi, mitte kurb. Väga häbi, jah, väga häbi ja piinlik nende inimeste ees, kes tõepoolest ootasid, lootsid, kõik ootasid seda. Tõepoolest, kuna see info oli väljas ja lubati, mis ajaks need esimesed pidid olema juba lammutatud? Oi, kevadeks juba, kevad on ammu läbi. Eelmiseks kevadeks, 2024. Yeah. Kuule, aga selge, tulles tagasi siis nüüd raamatu aasta juurde, loodame, et seda tarkust ka meile ikkagi siia linnavalitsusse ja volikogusse juurde tuleb lisaks kõikidele põnevatele sündmustele. No ei tea, siin viimased sündmused, kus Kohtla-Järve jälle sai siis kõvasti üleriigilises meedias olla, jällegi negatiivse külje pealt, mitte positiivse külje pealt oli ju selle Hiina uusaasta mingi pidustuste seal pidamine Hiina saatkonna kulul, et jah, see oli isegi kuidagi seekord veel selline, et see ei olnud kuskil ühes mingis Eesti Päevalehes korraks kirjutatud artikkel, et siin ikkagi mitu päeva järjest tuli erinevate poliitikute ja tipp-poliitikute suust erinevaid väljaütlemisi ja sotside erakonna esimees ise seal oma väljaütlemisi rääkis aga võib-olla ma ei tahakski sellest rääkida, eks ole, aga miks ma tahan sellest rääkida, ongi see, et kuna raamatu aasta meil hakkas, eks ole, ja esimene eestikeelne raamat, 500 aastat, see on ikka nagu ülikõva, eks ole. Ja linnas mitte ühtki sellist suurejoonelisemat sündmust selle auks ei peetud. Vot see teeb nagu kurvaks, et kõike, mida täna tehakse ainult just nimelt valimisaastal, valimistulemuse nimel. Et kedagi ei huvita raamatud, eks ole, tänapäeval. No kes see viitsib midagi raamatutest, eks ole, milleks meile seda vaja, milleks suurejoonelisi üritusi selle auks, eks ole.
aga see on niivõrd oluline. Selle asemel kutsume massid kohale, vaatame hiinlasi, tilulilu ja raha eest ongi äge. Hiina siis valitsuse raha eest. Jah, aga see näitab tänase linnavalitsuse prioriteete. Väga konkreetselt näitab ära suhtumist, näitab ära, millised on nende väärtushinnangud ja ega ta rohkemat ei näita. Ja linnapea võib rääkida sealt nii palju kui tahes, kuidas kultuur ühendab ja ma ei tea, mida veel teeb. Et noh, müstilised need sõnavõtud muidugi, aga ei. Ma ütleks, et raamatud kindlasti ühendavad, raamatute lugemine ja mul on hea meel, et raamatukogudes siiski toimusid sellised lugemisega seotud üritused. Ja ma väga loodan, et kõik inimesed leiavad omale raamatu, mida lugeda, olgu siis õhtul. Aja leiab kindlasti ka kõige tihedama töögraafiku juures. Nii et ja hindame ikka seda nii-öelda vana aja head paberkandjal raamatut. Et ma ise tõepoolest panin ka omale taustale sellise pildi, mida ma väga naudin ja tahaks väga seal tugitoolis istuda ja mõnda toredat raamatut lugeda. Ja kõigile unetutele võin soovitada, võtke raamat. Minul aitab 2 lehekülge ja on nägu lehtede vahel. No vot. Kuule, aga siis selleks korraks kõik ja ilusat õhtut sulle, Janek. Ja õhtut, Mare.